Ja nüüd räägime sellest ilusast pühakraalist nüüd täpsemalt. Kõlises nagu võtmekimp see mootor selles mõttes, see detoneeris nii kõvasti, et see oli nagu halb. Kui me tahame esikoha peale sõita, siis me arvestame, et meil kulub 36 rehvi tagumist. Ühe võistlusega. Tutikad, poolslikid, 18 tollised, 285. Erinevad firmad, Valinod on 200 eurot tükk letis. Tere jälle, Eero! Tervist! Poleks nagu nädalgi mööda läinud. Nagu unenägu. Jah. Et vahepeal jõudis ainult lumi maha sadada. Ja ära sulada. Ja ka ära sulada. Me oleme uues episoodis. Enne kui me teilt edasi lähme, kus meil eelmine kord pooleli jäi, siis tegelikult ma tahaks ühest asjast veel rääkida. Sina kui teada-tuntud BMW guru ja BMW ehitaja. Hakkasin mina siis mingid vanu võistluslogisi vaatama, mingid pilte ja asju. Ja siis mina ärsku leian Tartu võistluse Eero Pesur, vist oli teine koht, Audi S2 või Coupé. Mõtlesin ka, et keegi on kirjavea teinud või kas Eesti meedia on jälle nagu hakkama saanud või mida kuradit. Mul ei andnud rahu, helistasin. Ja mis vastus oli? Ongi, Eero Pesur on käinud Audiga kiirendus sõitmas. Tegelikult oleme isegi mitu korda käinud, sest et mul oli ka ju üks see Tartus oli tegelikkuses Läti klientide auto, mille ma tegin valmis, siis S2 RS-i käigukastid ja ülekanded. Aga see oli nii-öelda tümpsu auto või selles mõttes, et see kaalus 1600 kilo see auto. Seal oli pigimatti, seal oli kõike ja vabandust, Audi mehed, aga heas kaalujaotuses, nagu Audi ikka, kogu see 500 kilo oli tagaratastel ja 1000 kilo esiratastel ja siis kui sellega viskaks, siis see käiks nagu haamer niimoodi. aga jaa, sellest autost mul on ka üks hea pilt. Selle paneme ka siia, kuidas ja see mu Andre Raud arvas, et ei ole mõistlik minna niimoodi, et Eero nüüd lähebki lihtsalt Audiga sõitma, tal tegi väikse triki. Vaadake pilti. Aga jah, selle ma tegin siis, nad olid Lätis 2 aastat ühte garaaži ja teise garaaži ja nad saan selle tööle. Seal oli Talbachist tellitud kollektoreid ja virke ja värke, et palju nagu häid tükke, aga lõpuks... Korrasega vahel, et need, kes ei tea, siis tegelikult Talbach on üks legendaarsemaid Audi Rida 5 turboaudid ehitajaid. Tuunimise kohtasid, jah. Et selle kohta saate guugeldada, aga sealt nagu need mingid autod, mis sealt on tulnud, see on ikka uipu. Seal oli nagu palju tehtud sellel autol, aga natukene lohakalt tehtud ja juhtimist ei olnud. Ja lõppes sellega, et ma ikkagi võtsin kogu selle mootoriga lahti, sest oli natukene kogemata, oli seal mingit metallipuru sees ja mingit asja selles mõttes, et selle komplekteerimise käigus teki metallipuru, mitte ta polnudki nagu tööle läinud see auto. Aga siis sai mootor tehtud, turbo vahetasin, pihustid ja aju vanime ja seal kuulerid, torud, värgid, need kõik olid, see kõik oli tehtud seal. Ja seadistasime ära, mis iganes aasta see oli. Meil oli 570 või 580 hobujõud või midagi siukest sellel autol ja sellel ajal kõikidel Eesti Audidel oli juba ammu üle 500 hobujõu ja nad sõitsid 12 sekundit. Et see vähemalt jutu järgi kõikidel oli 500 pluss hobujõudu. Selle reaalselt oli 570 hobujõudu, kaalus 1600 kilo ja ma selle kliendiga siis ütlesin talle, et mul oli auto oli seadistatud, valmis. Ütlesin, et ma lähen testin. Muidugi, lase käia. Ja Tartus, kas ma sõitsin äkki 11.7 sellega või? Selle raske pommiga, tava veljetall ja kõik ja virk ja värk ja see oli siis see, et kui palju sul sellel jõudu on? 800 või? Et tegelikult reaalsus oli, kõik nagu arvasid ja umbes ja et mul umbes on ja E-kohaga mõõtsin ja et reaalselt tegelikult sellel oli siis see 570, mis oli nagu reaalselt siis dünos. Ja see oli hästi kiire. Küll aga mul oli endal Audi Coupé, mis Coupé, S2.
ise käisin sellel tegelikult järgi, ostsime selle oma sõbrale Eduard Sangerneva käest. Käisime Viljandi taga metsades Eduardi juures sellel järgi. Kollane, tibukollane S2. Ja oligi nagu, selles mõttes neonkollane, mitte tibukollane, vabandust, eledam siuke neonikas. Ja sellel sai ka, selle juba oli see RS-i tiib oli taga, sinna sai siis õiged tuled asjad ette ja stange, et tegelikult nägi nagu sellel ajal tegelikult oli auto ja kihvt auto oli. Aga Sangernebal oli, ma ei tea, kas ta ise või siis Anneli äkki või keegi, igatahes see oli kellelegi tagant sisse pandud sellega. Et teisi tuled olid katki, kapott oli katki ja stange oli katki, ülejäänud oli okei. Ja selle ma kunagi selle sõbra käest siis sain endale ja seda sai ka ikkagi, sellel ajal teadmatult tuunitud, seal sai hullupööra rõhku keeratud ja mõeldud, et sellega kõik on äge. Siis kuna rohkem rõhku ei saanud keerata, siis vahestasin Wastegate'i vedru, siis ei saanud ikka rohkem rõhku keerata. Siis lõppes sellega, et tegelikult seal oli sees see originaal Wastegate'i vedru ja Bemmi klapi vedru. Aga klapi vedru Wastegate'i sisse me kõik teame selles mõttes, et tegelikkuses nii palju, kui sealt keerasi või nii palju, kui see toota jaksas alguses, siis see K24, hiljem siis oli K27, seal see turbo. Nii palju me sinna seda pähe puhusin, kõlises nagu võtmekimp see mootor selles mõttes, see detoneeris nii kõvasti, et see oli nagu halb. Ühel hetkel läks ka plokiga nii tehend kaitki. Ja oli selle sama see Audi mootori kõline kohta üks väga legendaarne Eesti Audi ehitaja, ka seadistaja. Tema on Audide mootorite kohta olnud seda, et ei, kui see on seppis sisu, et see kannatab 7 sekundit detonatsiooni, et tavaliselt enne kuuled isegi kõrvaga ära, lased maha ikka katki veel ei lähe. Aga sellel ei olnud see mingit sisu, seal ma lihtsalt keerasin rõhku. Aga jah, on olnud mul, ja sellega ma käisin ka sõitmas Pärnu lennusõu raames seal ja asja, et olen paar korda käinud tegelikult Audiga sõitmas. No eks me kõik oleme elus erinevaid vigu teinud, aga nüüd lähme sinna, mida mina isiklikult tahame ka kõige rohkem kuulda ja rääkida. Segan vahele, erinevaid vigu teinud. Mis sa veel tunnistad meile? Poja kallis arvas ka must, see oli mõni aasta tagasi, kui ma pidin minema jälle Norra sõber Indrekule külla, siis ma ostsin endale Audi Allroadi, mis tegelikuses on väga hea auto. Ei saa nagu öelda, andke andeks BMW mehed. aga see oli kuidagi näljakalt niimoodi, et ma olin novembrikuus sünnipäevaaeg, mul oli koroonaviirus ja detsembrikuus ma siis ostsin selle Audi ja siis tuli ka meil keegi tuli meile garaaži külla ja küsis, et umbes, et Teero, et mis juhtus? Et sina ostsid endale Audi. Et tegelikult mul oli, ma veel vahetasin selle, mul oli BMW 7 F01. Ma vahetasin selle vastu, sest eelmine kord ma olin seal Põhja-Norras tripil käinud eelmine aasta selle BEM-iga. Ma ei tahtnud enam tagaveolisega minna. Puhtalt see oli see Allroadi teema. Ja ma jäin selle BEM-iga koju minnes põhja peale kinni. Siis oli õhtul valisin välja, järgmine päev käisin Pärnus, vahetasin autod ära. Maksin natukene raha juurde, väga hea auto, 14 aasta Allroad, tegelikult nagu super hea auto. Aga siis tuli, ma ei mäleta kes, meile garaaži, küsis Eero, mis juhtus, et sina ostsid endale Audi, et nagu, mis juhtus? Poja siis kõrvalt. Vanamees oli siin just novembris oli koroonas, et vaata, keha sai terveks, aga peast on veel veidi haigene. Kevin ka võlgu ja see on ikka hästi. Et see, jah, oleme kõik vigu teinud. Hästi. Aga nii, üks roheline, legendaarne rullikas vahetas omanikku, müüsite maha, raske hingega, raske südamega, nagu kõik need autod müüks, on ju. Ma isegi ei oska öelda, kas ta oli nagu nii raske südamega või raske hingega, et ega see oligi Ülla Eesmäegi nimel sellest, et mul oli vaja seda sealt tulevat raha selleks, et ehitada siis punast 2002. Roheline läks ju Paul Kesa. Jah, Pauli kätte ja Paul sõitis ju sellega veel kiirenduski ju. Paul sõitis sellega, jah. Ta veel tegi, ma olen kuskilt ühte videot neid, kuidas ta ju tegi lausa kiltsil sellega põllu peal drifti. Ja Paul, kui selle naljaga pooleks elupäevad on ta mees, esiveomees olnud ja siis oli meie legendaarne Haapsalu vasakuraja 300 meetri jõnks või siukene. Et selle pealt tal natukene läks näpust ära seal, aga õnnelikult. Põldu tegi seal natukene poognaid,
pani käigu sisse, sõitis tagasi ilusti, et midagi, et noh, kinni ei naksanud, üle ei viskanud midagi, selles mõttes hästi. Urgo Riivald on juba seda madalat kaarte täis, vaid täna pruuni. Hingavi ja tulenäri, vaadake, äkki see on abivara. Liikuge ka vastu. Jeeru. Vähemalt tuleb vist Paul Kesa omal jõul tagasi. Ja teine aplausi sellega. Järjekordne väike ehmatus ja mõni räägis. Ja noh, alad on ka märkimisväärsed. Paul Kesa 12,1 ja 185 kilomeetrit tunnis koos väljasõiduga. Paul Kesale siis aplaus suutis auto hoida 4 ratta peal ikkagi. Teeme jah nii, et täna nii ei tee, sellepärast et kellel sellist janti vaja on. Aga noh, ma ei tea, mul kuidagi tundub, et see vähemalt peale omaniku vahetust siis sellel autol enam hästi ei läinud või? Hästi läinud või Paul talle ei meeldinud või ma ei teagi, kuidas see õigesti öelda on. Ma ühel hetkel, noh, me hakkasime ju sõitma, mina sain punase valmis ja me sõitsime ju samat klassi. No, tegelikkuses ju see punane, ma ehitasin seda, noh, kõik on näinud seda selles, nagu me naerame, see kiirendusseades. Tegelikkuses, kuidas see punane nagu mõte oli sellest nagu GT-klassi ringraja auto. Ja ta nägi tegelikult oma selles nii-öelda ringraja seades, ta oli hoopis teistsugune auto, et paneme siia pildi sellest. Või siis pärast, kui me sellest räägime, siis tegelikult see nagu selle auto komplekssuse see. Aga Paul, me sõitsime, noh, tema pani ka nii, kuidas oskas sellega. Ja siis me mitmel võistlusel järjest oli see, et teil ikka esimene ring, mina Pauli vastu. Noh, see oli tema jaoks kindel kojuminek alati. Ja siis ma ühe korra ütlesin talle, et aga miks sa teed nii? Et sa ju tead, et me läheme, et noh, autod on need, me läheme kokku. Et kui sa samamoodi nagu jätkad, on ju. Et, aga mis ma siis teen? Aga, et lase tagasi. Jah, kvallis sõida aeglasemalt. Et sõida aeglasemalt, sa saad mõne teise vastase, me saame kokku finaalis alles näiteks, heal juhul. Et noh, see, vaata, see ongi jälle see, et kogemus ja see analüüs ja kõik see sinna juurde, et noh, nii nagu ringrajamehedki, et üks mees, sõber Indrek Nilsson, tema jaoks oli alati see, et võimalikult kiiresti, pidurit pole vaja, pidur on ju kiiruse surm ja hirmsama hooga kurvi sisse, et küll seal ära klatib ja siis on. Aga Lauri Tõnspoeg on alati öelnud, et tähtis ei ole mitte kiiresti kurvi sisse minna, vaid tähtis on kiiresti kurvist välja saada. Seda enam, kui kurvile järgneb pikk sirge. Et see on jah, niisugune. Kurat, aga praegu ongi hea nüüd rääkida, et pikk sirge ja kurv ja pikk sirge ja roheline rullikas ja Paul ja siis see roheline rullikas sai otsa. Jah, see sama Pärnu siis Audru vana ringrada ja kiire kurv oli selle nimi, mis maantee peale tuleku kohta oli. See oli Open Tracki käigus äkki see. Ja Paul tahtis sinna sõitma minna. Ja ennem selles autos minul olid kogu aeg ju olid 4 punkti vööd üldse. Need noh, kitsad nii-öelda siis 4 punkti vööd. Ja kuna oli jutt, et ikkagi ringrajale virki-värki, siis ma ütlesin Paulile, et noh, sellele me ju tõime sabeltit maale ja ütlesin kurja, et ma panen sulle siia korralikud vööd sisse vähemalt. Et noh, et mis iganes. Et olgu ikkagi ringa peale minnes vähemalt, noh, tegelikult oli 6 punkti, aga et ikkagi alt hoiab ka kinni. Ja see oli nagu,
kuidagi, mis iganes, räägime siin ettenägemisest ja muust, aga tegelikult oli lihtsalt ikkagi see, et turvalisuse pealt ei tohi kokku hoida, seda ma olen alati üritanud nagu suruda. Seda ma õppisin Tõnspoeg Lauri käest, et see on nagu see koht, mis peab olema ja selle pealt ei hoia tagasi. Ja panime talle need vööd sisse ja läksime sõitma. Ja kiire, selle sirge lõpuks, siis see oli Peep Pihotalu Viper tegelikult. Kui nüüd nagu päris ausalt öelda, sellel oli roolis teine mees, jätame selle, kes teab, see teab. Ja see oli ju veel kusjuures GTS, mitte tavaline, vaid see oli ikkagi Kärtsum Viper. Et Viperi roolis olev mees mõtles jah, et mis, et vajutan sirge peal rullikast mööda, sest mul on ju GTS, et see on ju, aga tema ju ei teadnud, et rullikal oli S54 ja 380 jõudud. Ta ei saanud sellest sirge peal mööda, aga Paul ei olnud kõva ringrajamees. Tema ennem seda kiiret kurvi pidurdas. Viperi mees sellega ei arvestanud ja pani taganurgast sisse sinna Paulile. Siis olid nagu arutelud, et kas keegi keeras ette või ei keeranud ette, aga kokkuvõttes, kui ikkagi üks auto ees pidurdab ja teine tagant sisse sõidab. Minul on sellest oma arvamus, see selleks. Lendasid need mõlemad autod sealt üle selle suure valli, mis seal oli. Ja mõlemad autod siis nii-öelda ikkagi katki väga. Viper küll hiljem sellest sirutati ja sellest tehti mingisugune asi, aga Pauli auto siis roheline läks ikkagi mahakandmisele sellega. Sellest mingi aeg tagasi veel kunagi mingisugune tükk oli alles kuskil garaažis seina peal kellegi. Junga Reitlember siis Junga, kes tuli 2000 alguses. Miks temast sai Junga? See on järgmine lugu. aga ta tuli kunagi meile akituuningusse praktikandiks ja praktikant ongi ju Junga. Ja sealt ta sai nimeks Junga, aga Reitlemberi garaaži seina peal oli see üks esitiibadest, mis jäi terveks sellest asjast. Oli selle rohelise esitiib. Ja auto läks katki, mehed, kinnitage kiivririhm alati korralikult. Ehe näide oli Paul Kesa siis. Siis ta ütles mulle aitäh nende 6 punkti vööde eest, mis ma talle sisse olin pannud. Tal sai põrutada, aga tal olid vööd, vorbid olid peal, kiirus ikkagi siukene suurusjärgus 160–180, mille peal see pauk käis. Mõlemad panin kurvi otseks üle valli ja ta kukkus taga otsa peale veel niimoodi kärtsin maha. Aga see pauk oli nii vali, et Paulil endas kiiver peast ära. Nina alune oli lõhki, niimoodi tõmmanud selle kiivririhmaga ja kiiver läks koos esiklaasiga põllule. Et see on see koht, kus mugav on mehed. Jaa, tõmban vööd on ju kinni. Alumised vööd jäetakse tavaliselt lõdvaks. Miks lähevad selgrood pahaks alumised vööd? Miks lõi Rait enda pea ära, kui ta üle katuse käis Junga siis? Sellepärast, et kiivririhm oli lahti, kiiver endas peast ära ja siis lõi pea lõhki vastu toru. Et mehed, vööd kõvasti kinni, mitte ainult ülevalt, ka külgedelt ja kiivririhm kõvasti kinni. Tegelikult seda võiks, ma näen seda praegusel juhul Keviniga Driftmastersil ja eriti just Läti tehniline Tainis, tema kontrollib seda. Ennem kui saavad autod väravast välja, sealt tagant mööda rada siis sinna stardini, kõik, sealt on öeldud reegel, siit maalt peab minema täis varustuseks. Ta peab kinni ja ta kontrollibki seda sama, et sul oleks ka alumised vööd kinni ja ütleme nii, et 50–60% juhtudest ta saadab mehi tagasi sellest, et vööd on lõdvad, istmed on lahti, kõike siukest. Jah, vaata, see ongi see, et omas käest tean ka, et kui need alumised vööd on pingul, siis tead, kui ebamugav neid on halb kinni panna ja seda enam meestel sättida oma varustust sealt ja seda, aga see peab olema kinni. Et seda võiks tegelikult ka räägis line-up, sa oled valmis ja line-upi kohtunik näiteks. Võiks seda kas teha pisteliselt või võttagi see nagu selleks must be, et tegelikult võiks nagu lihtsad asjad. Seesama, Indrekuga me oleme kaua koos käinud, ma olen tal alati vööd kinni tõmmanud ja mingi kord, kui ta pidi
oli see, et me olime Keviniga võistlustel, aga kes mul nüüd need vööd korralikult kinni tõmbab, siis oli nagu see koht, et noh, et keegi teine siis on ju, aga keegi võiks kontrollida. Just sellepärast, et natukene distsipliini. On kindlasti neid juhuseid, kiivurid ja vööd, et see on nagu teema, mis nagu tehnilise poole peale võiks mõelda. Sest jah, ohutus on asi, millest ei tohi mitte ühelgi juhul nagu... Ongi, kui me räägime sellest ajast, kui sõitsin mina 13,7, hiljem küll sõitsin ka, jah, rohelisega kiiremini ja punasega veel kiiremini. Punasega ma sõitsin 10 koma ma ei saanud sellega mitte kunagi, aga kas sellest on 11, madal 11 ja 10 koma ma ei saanud selle kunagi, aga madal 11 ma sõitsin vabalt hingava. Sellest me kohe varsti räägime. Olgu. Ja, aga jõuame, lõikame kokku, et sellest ajast, kui mina sõitsin, olid ikkagi autode kiirused väga teised võrreldes seda, mis on nad praegu, et see turvalisus on tähtis. Ma vaatan kas või enda pealt seda, et kui mina hakkasin 2018 Superstreeti sõitma, siis mul oli 200 meetri lõppkiirus 200-220 seal vahemikus oleneb, kuidas rõhk oli keeratud ja kuidas ise nagu käitusid. Aga praegult nüüd selle 7-sega või kastikaga, mis mul oli, sellega ju 200 meetri kiirus oli 190-207 vahel. Ja veel kiiremad, Eestis ma mõtlen, Arnover, Riivo, Veljo ja nii edasi, neil on 210 peale 200 meetri kiirus. Ja räägime, siis kui mina sõitsin võidu 20 aastat tagasi, mul ei olnud mitte kunagi lõppkiirus üle 200 nende BMW-dega sõites. 400 meetri lõppkiirus. Et oligi 196, 198 olid siuksed. Et see oli, ma ei mäleta küll, et oleks üle 200, mul üldse olnud lõppkiirus. Seda me naersime jällegi. Minul oli põhimõtteliselt, kui käisime Dünos, minul oli poole vähem jõudu kui Inreku autol ja minu 400 meetri kiirus oli põhimõtteliselt sama kui Inreku 200 meetri kiirus. Et temal vanal autol kunagi see torudega valge, sellel oli kas 192 äkki oli parimaks 200 meetri kiiruseks. Et see oli nagu suures piiris samas augus, kus nagu... See on jah. Aga nii, nüüd see, millest ma olen väga pikalt tahtnud rääkida ja rohkem kuulda. Roheline läks, kõik muud asjad ka. Ja nüüd oli olemas tegelikult juba mingit aega seisnud sul ju üks punane 2002 kere. Ja. Ja nüüd räägime sellest ilusast pühakraalist nüüd täpsemalt. Et see ju kere, ta oli lille juures, seal sa nägid teda. Ja siis ju Keilast... Tahtsin osta, jah, selle me leiame siia selle jutu kokku. Ja Keilast siis sa saite lõpuks ära ostetud. Ja kui seda ära ossid, ta oli juba ju torudega, on ju? Ta oli juba ju puur sees. Juba olid torud sees. Ma natukene pidin ümber tegema. Paar toru tegin ja tagant tifri sidumise koha. Aga selles mõttes ta oli ikkagi, puur oli valmis. Küll aga ta oli seal kattel mõnusalt roosti läinud, et siis sai see uuesti pritsida ja puhastada ja otsast peale ehitada. Aga selle autoga oli veel ju minu meelest see äge, et nagu seal ei olnud 2002 sillad all enam. Ei. Lõpp sellest oli see, et seal oli E30 nina ehk siis lantsekad poolraami otsad. Emmi sillad said alla, nii-öelda Emmi sillad tegelikult ei ole suhteliselt sama lugu, on ju. Siis Kardani tunnel oli E36 koos esimeste juhialuste põhjadega kuni siis peaaegu tagaistmeni. See oli E36, sest 36 on tunnel väga palju suurem. Mootor oli liigutatud siis tuppa, nii kuigivõrd leiame pildi sellest ja tagaots oli siis BEM-i tüüp 210, suur sild ja selline, see oli ka nagu väga mitmest ja siis ütleme nii, et E30 sillad ala oli see, mis seal all oli, sellele 2002 pandud ja siis M5 differ, poolteljed. See oli siis, ma eeldan, E28 M5 differ vist või? Tegelikkuses see differ on sama lugu 28-34, et see on... Ei, aga kas 28
M5 differ on samamoodi pealt 4 poldiga, et ta läheb rullika talakülge talakülge saad kinnitada jah, ja 34 on külje pealt ühe on külje pealt ühega, jah, et selles mõttes, miks nagu rullika see korpus, jah, mõtlesin jah, et aga nagu diffri sisu kui selline, see on sama. Ja sul oli lõpuks mingi maru ülekanne seal all ju. Proovisime korraks 5.1, aga sõitsin siis oli 475, oli see BMW Motorspordi ülekanne ka. 5.1 ma sain proovida jah, korraks ka. Et see oli vahva, jah. Oota, aga selle auto ehituse ajaks sa olid ju ühinenud ju Ampere garaažiga vist. Ampere Racinguga, jah. Et tegelikkuses see auto, oligi see, et sellest pidi saama GT-klassi ringraja auto. Aga käisin ma veel see siis nii-öelda varakevadel vaatamas 2 Nissan Skyline'i, mis oli toodud Eestisse siis R32. Et need olid juba Jaapanis toodud, et seal oli, ühel oli mingi poldipuur sees, teisel ei olnud, aga sumpat nipet, nagu ikka siukene keskmine tuuning, sumpat tehtud, mingid coiloverid all, Nissanil juba pidurid on esimese hooga kannatavad, et mulle tundus, et see on nagu lihtne viis, millega saaks nagu kiiremini valmis. Küll aga siis lugedes reeglit, siis oli see, et see oli siis Skyline GTR R32, mida ma tahtsin osta. 2,6 liitrit. Aga mida ütleb GT-klassi reegel? Kui sul on 4-veoline turboauto 4 klappi silindri kohta, siis selle maksimum mootori kubatuur on 2,5 liitrit. 0,1. Seda sellepärast, et siis kui Skyline'id tulid, nad ju loputasid kõiki ja kõike ja siis tehti reegel ümber lihtsalt selle. Ja siis oli valikus, et kas ma võtan siis selle Skyline'i, teest rõungin selle siis 2,5-seks, et mis oleks ka nagu see ikkagi, me räägime aastast seal, ma ei tea, 2007-2008, et loomulikult tehtav kõik, aga asjade kättesaadavus ja kõik oli... Ja hind ka. Kõik oli nagu päris vali kogu selle muu ehituse juures, siis jäi see Skyline ostmata, mis on mõnes mõttes kurb, mõnes mõttes mitte, et kokkuvõttes ma polegi ühtegi Skyline'i olnud. Aga see punane oligi see, et sa sihtisid seda GT-klassi nagu niimetatud värki selle punase autoga. Ja nüüd ongi see, et sellel punasel oli tegelikult jumala äge bodykit. Need laiendid, need karbid ja nagu klassikalisel BMW Motorspordi GT autol ikka kunde poolt taga ratta eest olid ju sumpatsad välja vist. See oli nagu, ja tal olid ju veel appi rondelli väljad vist tal. Ja rondell tüüp 58 alguses ja pärast oli tal, ehitamiskäigus oli see rondell tüüp 58 aga siis ma sain Race Car Directist leidsin BMW VTC need VTC võidusõiduveljad siis BBS-id, mis oli 9 tolli lai, 17 tolli ja see kaalus, ma ei mäleta, 7,5 kilo või, 9 tolli lai velg. Et õiged VTC magneesiumveljad, aga vaata, nemad seal, see 90 ja nendega see, aga nemad ju sõidavad oma kindlad tunnid ja siis see on roska, nii-öelda, et nad ei kasuta seda ju rohkem. Ja ma sain neid 8 tükki, tähendab, tegelikkuses oli see, et sai läbi Raimo ühe mehe tulid need, ühesõnaga 2 jooksu neid velgesid sain ja see 2 jooksu neid VTC velgesid, ma ei mäleta, kas nad seal maksid 1000 eurot äkki sellel hetkel või, et see välja tüki hind on tegelikult rohkem ju. Ja, ja hiljem sai need endale Sallu, kes sõitis nendega drifti, ta naeris, et mis väljad need on, ta sõitis nendega äärekividesse ja asjadesse. Ta sai nendega ikkagi väga palju lõhkuda, ennem kui ta nendest jagu sai. Jaa, ma isegi mäletan, tema ju selle mustal 36 need all. Aga see punase bodykit, ta oli ju plekist auto 2002, selle mõttes ju originaal, nagu väliselt oli originaal kere ju, originaal plekkuksed. Originaal plekkuksed, kapotti ei olnud, tagaluuk mul oli olemas, kapoti sain plastikkapoti Rootsist
esineerudega Eesti BMW siis United ei suutnudki mulle seda tarnida sellel ajal. Sattusin kogemata, käisime Saksamaal sõber Indrek Nilssonile siis Mitsubishit läksime ostma. Juhtus nii, et ostsin endale ka ühe Mitsubishi. Ja sõitsime mööda Saksamaal Hamburgis Bemmi keskus. Keerame sisse, et ma küsin omale seda iluvõre sealt. Indrek Nääris ütles, et entusiast. Ja hüppasin sisse, ütlesin, et siuke värk ja kes teab, see teab. Mul oli olemas 15.02 võre, mis on kitsam, aga auto oli 2002, millel on laiem neer ja teised võred. Laiem. Just, tegelikult kõik mitu sentimeetrit. Ja ma tahtsin just seda, ja see oli see, et 15.02 olid need siis tulevõred, nii-öelda viiluvõred, need olid sellised kroomliistuga aga 2002 olid siis mustad plastikvõred. Et hüppasin sisse, ütlesin, mul siuke värk, 74 aasta BMW 2002, ma tahan seda neeru saada sinna seda. Ja Martus nimeliku näoga, kuule, mul siin ei ole, aga siit teise pool linna servas on teine esindus, et seal on kohe peal olemas. Kuradi, kui suur joppamine peab olema. Sõitsin sinna, maksin, ma ei mäleta, 154 eurot äkki ja tirsti oligi mul olemas see, mida ma ei olnud enne aasta aega saanud. Et kas see oli siis meeste laiskus või teadmatus või igatahes kokkuvõttes ma selle sain sealt. Aga seal olid juba esikoopad siis olid suuremaks lõigatud ja taga olid plekist siis kas äkki oli Ford Transiti esikoopa servad või midagi siukest olid sinna, mingid see rant ja siis ülemised otsad olid laiemaks tehtud, aga see ei olnud päris see stiil, mis mulle meeldiks. Ja siis otsisin interneti mööda, otsisin palju pilte ja asju ja et milline, mul oli nagu visioon, milline ma tahtsin, et see asi saaks. Ja Martin Puussepp tegi mul peaks olema sellest joonistusest üks pilt, visandas mulle harilikuga sellise mingisugused, ma nimetan porikad ja mingid asjad sinna ja siis oli see pilt, mul oli nagu olemas see idee, milline see võiks saada, siis oli see, mul isegi olid olemas mingisugused koopalaiendid, ma sain Lille käest, siis ma sain Tõnu Soomeri E36 GTR, mis oli Tõnu Soomeri selle esistange. Need koopalaiendid, mis sa Lille käest said, need olid need samad tükid, mis olid Soomeri auto küljes, nagu Soomeri enda auto küljest. Aga ma ütlen ausalt, see oli ju see sama aeg, kui sinu auto valmis sai Soomer, kas ta veel siis sõitis 36? Ja siis läks juba katki, juba oli 46, sest need küljelaiendid olid selle Soomeri 46 vormidest juba GTR-i. Aga just oligi see, et ma nüüd seda ei mäletagi, kas 36 Soomer ja Kaabel ehitasid ju ise koopalaiendid külge, et saada suurem ratas. Ja ma nii hästi mäletan, me räägime aastat 2007 praegult umbes. Ma olin 15, hakkasin 16 saama. Ja ma saad aru, ma mäletan nii hästi, et ju autolehes või kuskil oli ju punasest oli ju teema või pildid. Ja saad aru, ma vaatasin neid kooplaineid, ma vaatasin ka, et need on üks ühele samasugused koopa ääred, nagu Soomeri auto olid küljes. Ja nüüd, kui sa ütled, et need Lille käest tulid, siis see on ilmselge, sest et nad on ju naabrimehed olid. Aga see oli ka see, et ma sain need koopa nii-öelda toorikud. Me lõikasime need koomale, see raadius oli teine ja hiljem siis räägitarvis, sinna jõuame kohe. Et koopad sain, koopa ääred sain sealt, esitiivad siis oli see plekistiib, millel olid ka need koopa ääred algselt. Siis nina oli selle 36 selle nii-öelda GTR, mis oli siis selle nina, mis sai siis tehtud pärast vastavaks ja küljelaiendid olid selle 46 GTR-i küljelaiendid, mis sai tehtud omakorda, kuna 2008 kere on nii erinev, siis sai sinna neid tehtud laiemaks ja lühemaks ja otsad parajaks ja kõike seda. See oli niimoodi, et sellel hetkel oli Eestis ju neid plastiku tegemine
jällegi kosmos nii-öelda, minu jaoks vähemalt. Ja ega ma siiamaani sellega väga palju hea meelega saab hakkama, aga ei ole nagu lihtsam, las teevad need mehed, kes seda teevad. Aga seda siis te tegite Ampris? Seda me tegime Ampris osaliselt, aga oli üks mees, oli niisugune koht nagu BM Tuning kunagi. See pandi just kinni, nemad olid sealt põhimõtteliselt üle maja Amprist Kadakas ka. Ja seal oli üks mees, kelle nimi oli Kaspre. Saaremaalt ära karanud paadiehitaja. Ja, kes oli tulnud põrutanud pealinna ja tema tehtud oli see BM Tuningu punane Ford, oli ta Focus S-Max või mingi siukene, vaata sellel nagu siuksed, sellel aja pobi need, nagu see, ma nimetan kuusapuu koopale, selline, mulle see pole nagu mitte kunagi, mitte grammigi sellised koopad meeldinud, mina tahtsin ikka legendaarset GT porikat. Sirge ja siis ilusti koopaäär, et vanakooli auto, selline stiil, aga natukene touchi, et just need küljelaiendid ja asjad oleks, ja kuna mootor oli S54 niikuinii tuli sinna vahele, et siis natukene seda nagu ühildada. Ja ma ei mäleta, kust tuli see, et see BM Tuning siis oli selle, nüüd on olemas, see oli tugeva B-ga, BM. Põhem. Ja nüüd on BM auto. Ja nüüd on BM auto, jah. Et BM autoga jõuame jälle tagasi Markelini, kellega me koos jooksmas käisime. Ja Junga oli ka pikalt BM. Junga oli BM-i esimene töömees. Aga nii. Aga jõudsin, mingi järjega ma sain, et see BM, nemad lõpetasid oma tegevuse, et seal on üks mees, Kaspre, kes plastikut taipab teha. Otsisin Kaspre ülesse ja nii nagu ta isegi naerab, et sealt, tegelikuses see auto oligi, see minu 2002 oli ju see, millest sai Kaspre Koppel, nüüd siis Fiber Wolf, sai nagu tema, see oli tema nii-öelda, ta naerab, et võidusõidu eksamitöö. Et sellest, see auto oli temale nagu ühtepidi, ta oli ilma tööta. Mis minu jaoks sobis, minul oli vaja mees, kes teeks, ta tegi seda minu juures, ta tegi seda enda juures ja tema tegi kogu selle kerekiti, siis modifitseeris selliseks nii nagu vaja, mökserdas selle fiibriga ja valmis see sai väga-väga hea, et põhimõtteliselt ta visandas minu idee, mingid pildid, Martini joonistus ja Kasprele öeldi, et meil on vaja sellist. Ja ta tegi sellise, ilmselt me selle tegemise käigus natukene seal vaatasime ja mõtlesime, aga põhimõtteliselt see sai selline, nagu ma peas olin selle välja mõelnud ja Kaspre selle pildi järgi selliseks ka tegi. Ja see ei ole teps mitte viimane auto, mille Kaspre mingisuguse joonistuse järgi on päris autoks teinud. See mees nagu tegelikult on ikka kuradi kuldsete kätega mees. Nagu ta ise naerab, et siis me nagu hüüdsime. Siis oli see, et ega keegi ei teadnud, ta oli uus nägu selles mõttes siinses autonduses ju üldse nagu pealinna, üldse nagu see Eesti võidusõiduse selles. Ja et see plastikuhunt teil, kes see oli see, et ma arvan isegi, et see oli Indrek Ando, kes, et see plastikuhunt, et see natukene, et mis ta nimi oli, see ei tulnud kunagi ja sellest hiljem saigi see, temal see üksik hunt ja Fiber Wolf oli see, mille siis Kaspre ja selle järgi teeb ta siiamaani seda tööd ja on tal nagu palju tööd. Sest et tegelikult olgem ausad, ma arvan, et ma ei tea, selle kohta tuleks mingi 2 eraldi saadet teha, kui tahta hakata rääkima nendest autodest, mille Bodigite Kasper on teinud. Et nagu ja ka täiesti siuksed asjad, mille peale nagu ei võiks tullagi. Samamoodi minu see vana kastikas, selle tagatiivad on Kaspre teinud. 7 nina on Kaspre tehtud. Mina tegin mudeli, tema võttis vormi, tootis tüki täpselt nii hea kui kehva mudeli ma talle tegin ja nii edasi ja nii edasi. Aga see, mida see mees on nagu... Ringraja, ralli, kiirendus, driftiautot, krossid, tsiklid, asjad. Et see on ikka ulme, ja tegelikult on jumala muhe tüüp ja mina võin öelda, et minu jaoks on ta päriselt nagu hea sõber ka.
et Kaspre isegi ju 2 hooaega käis mul võistlustel kaasas abiski. Ja ju ma tean seda, et sellel aastal on siin kiirendusraja peal autosi, millele Kaspar on ka just klaasplasti mõttes käe külge pannud. Et jah, ma ütlen ausalt, ma ei olnud ju kunagi sul küsinud, et kas Kaspar tegi seda 2002 või mitte, aga oligi see, et noh, Ampris te seda tegite, ma tean, et Kaspar ju Ampris ka toimetas pärast. Hiljem ta jäi sinna tööks. Ja hiljem ta sinna veel pikemalt toimetama ja see kuidagi ma olen näinud neid pilte, kui auto oli veel värvimata, et oligi nagu põhimõtteliselt enne värvimist kokku pannud või kuidagi, siis vaatasid ka, et see käekiri on nagu nii siuke Kasparelik või kuidagi, et äge. Et aga see oli, noh, jah, just, et oligi see ühe töö neil lõpetamine, nagu Kaspar sellest ise ütles, et noh, põhimõtteliselt tal öeldi 2 päeva ette, et siit maalt meil on, paneme putka kinni ja kogu pidu, ja et see oli väga hea, noh, ma ütlen, ühtepidi hea hetk minule, et tal oli siis nagu 100% aega tegeleda sellega, aga teistpidi hea hetk ka see, et mehel oli tööd, ta sai teha kihvti asja, mis talle meeldib ja tegelikkuses sellest kasvas välja midagi väga, väga vahvat siin Eesti võidusõidu maastikul, kogu see Fiber Wolf, et selles mõttes on nagu hästi, hästi lahe. Sest noh, ma ütlen ausalt, praegu on see, et ma arvan, et ma ei liialda, kui ma ütlen, et 70% Eesti driftiautodest sõidavad vist tema tehtud tükkidega. Eks ikka sõidavad hästi palju jah, sest neid tükke on ju tehtud küll 30 ja 36, 40, noh ta on teinud ju hästi-hästi palju neid. Eks tegijaid on veel, aga tema on ja ikka väga aegade ammusest ja hästi palju neid teinud selles mõttes. Et jah, Kaspar, kui sa vaatad, siis tervitused sulle. Aga nüüd see punase podikit said oma selle unistuste GT kujuga auto ja juba ütlesid ka, et ju mootoriks tuli S54 ehk E46 M3 mootor. Just. Ja tagasild oli ka nii nimetatud rullika motospordide tagasild, ütleme on ju. Ja reguleeritavaks siis tehtud kahtepidi. Ja käiguhästi oli Emmi originaalkäiguhästi. Kuuene ketraag. Ja see mootor, sellega kui sa rohelise peal ju niimoodi tegid vaanusid pimedaks ja värki-särki, siis kuidas see punase peal see elu välja nägi? Suhteliselt sama retsept, ütleme nii. Okay. Kuigi seal ei oleks vaja olnud, aga mul olid jäänud üle ja väljend on ju, et aastal 2007 mul jäid üle ühed Emmi sepiskepsud on ju. Et tegelikult nendega oli see lugu, et ma tegin välismaa ühele kliendile M3 turbomootorid, noh turboauto ja ma tellisin sinna, noh, kepsud kolid, asjad kõik ja esimene kord saates kepsud tulid valed, need olid S54 kepsud, mul oli tarvis S50-le 3,2-le. See on pikkuse vahel lihtsalt või? Ja minule need, noh sellel hetkel tellisin siis kiiresti kliendi mootorisse uued ja aruteludel siis selle müüjaga, et mul ei olnud pointi neid tagasi saata ja seal tiirutada, et ta need uued tehti mõistliku hinnaga ja need teised, ma teadsin, et mul on see S54 endal poolik, mida ma tahan teha ja siis ma niimoodi sinna need sepiskepsud saingi. Originaalkolb jäi, sepiskeps, noh, ma ütlen, neid ei oleks sinna otseselt üldse vaja poolt, sest et originaalis see kestab ka väga palju, aga noh, siis nad selle said. Vaanused kinni, survastet natukene peale. Kaane kallal ei ole seal nagu liiga palju. Sellel ajal jah, neid M20 kaaned ja M50 ja neid sai sorkida ja portida, nii et paha hakkas enne seal, et mingitki jõudu leida. Aga see S54 ploki gaas. No ta on tehasest tehtud motospordi. Ta on tehasest CNC borditud, noh, ega põhimõtteliselt sellel hetkel vaatasin ma sinna sisse ja ma ei osanud seal nagu midagi teha ja ei tahtnud seda pehse minna keerama nii-öelda. Tiit tegi meile sipsasops, lõikas pesad, tegi klapid ja sellega nii jäigi. Et tänasel hetkel
noh, just eile ma päev otsa portisin ühte ringraja projekti siin ühe kliendi M54, millest sa oled ka põgusalt kuulnud, et mehel 300 jõudu oli eelmine aasta, nüüd ta tahab paarkümmend jõudu juurde leida, et siis ma nüüd portisin juba 2 aastat kindlasti ei ole ma ühtegi plokikaant portinud. Et pole tegelikult see on jube nüritöö, see on jube vastik nüritöö. Ikka väga palju tegemist jah, selles mõttes. See on tavaliselt see, et suu, silmad, kõrvad, kõik täis. kaugel on seda kuradi alumiiniumi laastu täis. Tänasel hetkel on jah, see on ju olemas CNC portimised ja kõike muud võimalusi, et saab nagu teha, vanasti pidid ise leiutama, aga kui tahaks jällegi, nüüdseks tead, mida tahta, siis on paraku selle CNC-st sa saad sellise nagu mingisugune saksa ants sinna on selle sisse joonistanud ja selline sealt tuleb, ja teine asi on see aeg. Ega siin aega ka pole. Hooaeg pressib peale. Mul oli, ei saa öelda lihtsam. Tegin selle kallal 2 pika päeva tööd. Mul oli nüüdseks on ta porditud ja ilmselt ongi homme üle viin selle jälle Tiidu kätte. Tiit saab oma võlutrikut teha. Oligi, Tiit tegi mulle toorikusel natukene ette, mina tegin oma osa nüüd ära, siis kui käisin sellel järgi, viisin meie selle aasta võidusõidu blokikaane Tiidu juurde, siis peame Windorfi hea sõnaga meeles. ja nüüd ma loodan väga, et kuna meil on 2 nädala pärast enda autoga juba peame Tõnosse minema, siis Kevini võidusõidu autoga, siis ma väga loodan, et nüüd, kui ma viin selle blokikaane Tiidule tagasi, ehk tal on meie oma valmis sellest, et mul on sellega hakkab natukene saama kiireks. Ma igaks juhuks ütlen, kuna eeldatavasti praegult, kes vaatavad seda osa, siis on eeldatavasti umbes juulikuu, siis ma igaks juhuks mainin teile, et me filmime, praegune hetk, kus me filmime seda Eeroga, on 16. märts, pühapäev. Lihtsalt igaks juhuks, et siis te saate aru ka, et miks me räägime seda, et 2 nädala pärast on dünod või mingid asjad, et hooaeg alles tuleb. Aga siis 2002. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis mina suutsin välja interneti avarustust leida, et 2008 aastal said selle esimest korda rajal. See oli Tartu võistlus kindlasti. Ja see oli ka niimoodi, et tegelikult selle auto ehitamine, sellest hetkest, kui siis oli see, et jah, selleks kevadeks tuleb võidusõidu auto ehitada, roheline oli Paulile müüdud. Seda sa pidid ka nokitsema midagi. Rohelist me ka putitasime, jah. Ma leidsin veel auto 24 arhiivist, on hooajaeelne. Ardo Valda vist tegi seda hooajaeelselt. See on video, aga see oli nagu artikkel, pildide asjad ja seal oli sinu rohelisest pilt, punasest pilt, punal oli just värvist tulnud ja seal oli äkki Krummi auto veel ja ma ei mäleta, mis see kõik koos oli, et kui ma leian üles ja mul meeles on, siis paneme siia alla panen lingina selle kirja, et saate seda ka kaeda ja tegelikult ette, kui me juba räägime linkidest asjadest, siis ma leidsin ka Ardo Kalda intervjuu sinuga, kui punane oli valmis ja oli sõitev auto, siis ta tegi sinuga ka intervjuu sellest, videointervjuu. Ja kui ma selle lingi leian üles, selle ma panen ka siia alla descriptionisse, et saate oma silmaga kaeda müüke siis Piknemäk pesur oli. Ja Piknemäk pesur see sai, miks see oli? See oli see, et sellele muidugi oli see film, autode multifilm, mida paljud enamused meist on näinud, aga see läheb natukene jälle teemast mööda nagu alati, aga tegelikkuses on see väga paljudel ilmselt on nagu seal kui vaadata seda filmi nüüd, mitte multifilmina, vaid mõttega vaadata, siis väga paljudel on seal võib-olla mingisuguseid äratundmise hetki. Üks neist on minu kallis poeg Kevin. Et ma olen talle kunagi seda öelnud, et vaata et vaata seda asja kui mõttega. Ja vägagi mingisugused hetked ta leidis sealt ja ta tuli veriseva huulega ja ütles, et jah, isa, ma sain aru.
Et tegelikult on nagu selles väga kõva niisugune sõnum või asi on taga, et see ei ole nagu lihtsalt, vähemalt mina olen sellest niimoodi aru saanud, et kui seda niimoodi, kui seda vaadata mõttega, noor uljaspea, pikne McQueen tegi nii ja naa, teisi ei kuulanud, vana kunn sõitis tast trennirajal kiiremini, siis ta sai aru, kellega tegemist ja siis kogu see, et ei ole nii, nagu ta ütles, et mina sõidan Sole Mio. Et tegelikkuses võidusõit ei ole Sole Mio. See ei ole nagu ühe mehe sprint, vaid see on ikkagi, see on nagu kogu see, üksinda ei saa. See ongi kogu see, et võidusõit ei ole monoetendus ja kaugelt ka mitte stereoetendus, vaid see on ikkagi täitsa vähemalt juba 5.1, kui mitte 7.1 stereosüsteem. Just, et kogu see punt peab nagu hästi kokku käima ja seal ei saa olla nii, et mina ise teen ja mina ise tean ja mina olen tark. Et see nüüd oli see autode multifilm, Pikne. Aga miks tuli Pikne McPesur? Oli see, et kui see auto oli värvist tulnud, ainult kere siis värvist tulnuna, ja tuli Ardo Kalda meile Amperisse. Vaatas seda asja ja see oli see kõige punasem punane, see baastoom punane nii-öelda, et ongi see nii-öelda kõige punasem punane. Ja Ardo vaatas seda autot, Pikne oli tema reaktsioon. Ja eks natukene muidugi see vana koolikas, et küll oleks tahtnud ka sinna valge äärega rehvid panna ja äge värka. Aga seal oli ka esimesed asjad, kui ma seda autot ju ehitasin, me käisime, Kevin ei mäleta, käisime Soomes automessil ja ostsin tagant need pagassi kinnitused. Püksirihma, ei, kummikad on, see on uuem aeg. Mul olid need püksirihma pandlad nii-öelda. Püksirihma nendega. Et neid tuli ka kinni ja need püksirihma kinnitused, need olid mul sealt messilt ja siis Sarnini käest sain peeglid, mis olid need tilgakujulised alumiiniumpeeglid. Küll aga tegelikult need olid väga kanged, seal long race'i või väga kanged võidusõidupeeglid. Nad olid alumiiniumist ja siis et sa said regullida ka seda suunda, mitte ei olnud see tavaline flat klaasiga, vaid need olid nagu esimesed asjad, mis mul olid olemas sellele, kui mul see kere juba oli, ma teadsin, et ma need panen sinna kindlasti külge, et natukene jälle sükest vanakooli lahedat asja teha. Aga jah, sealt sai see asi selle Pikse nime ja siis, kui me läksime esimesele võidusõidule, siis sükene pool salaja sinna see Pikne McPesuri kleps ka peale sai, et esimesele võidusõidule, see auto sai, ma hakkasin enne ütlema, see tegelikkuses me ehitasime selle auto valmis sellest, kui ta oli roostetanud puuriga asjadega kuni valmis, see oli alla 2 kuu. Me tegime seda naelaga pooleks, aga mitmes vahetuses. Amperis meil oli juba tehtud ju tiimibuss, siis korda mööda, kes käis magas bussis, kes käis kodus, aga seda tehti non-stop kogu aeg, nagu töö käis. Ja selleks... ma olen nagu korra tagasi Kaspri juurde, et nagu see bodykiti nagu siukse bodykiti tegemise maht, see on meeletu ja et nagu sellise ajaga siuksed asjad, no Kaspar on üks ainus hull, kes nagu seda siukest bodykiti teeks ka siukse ajaga, on ju. Kes nagu üldse see jutt, muidugi alguses olid aega laialt ja kõike värki lõpp oli nagu ikka, eks, aga jah, see auto sai valmis, meie kogu punt tegi ikkagi väga suurt tööd selles mõttes, et ja sellega oli niimoodi, et mul mootor oli valmis, aga kerega läks veel aega ja kõige sellega, siis kuna see mootor oli ju sama nagu siis Pauli auto minu vana rohelise peal põhimõtteliselt, siis et kiirendada protsessi, Paulil oli seadistatud, tehtud, mul tuli samamoodi Hesteki aju, kõik asjad, me tõstsime selle minu uue mootori rohelisele peale, ja ma käisin sellega Dünos. Soomes. Sai see dünotatud, sai mootor, kõik oli triklis. Me tulime tagasi, panime Paulile tema enda mootori tagasi. See mootori vahetus oli niisugune 3 tundi. Et võidusõidu auto puhul see on nagu lihtne. Aga sellega jäi see, mul oli juba selge, et ma ei jõua sellega muidu Dünosse. Ja meil sai see valmis ja me läksime... Mina sõitu Tartusse ei tea, mina bussis magasin. Lauri Tõnspoeg sõitis enamuse sellest ajast ja ajas mind ülesse
ma tean, et Tartus me ühel hetkel, oligi see, et tegelikult pidi olema ka kohal seal eelmine õhtu. Me saime räägitud, et meil auto valmib ja asja, et me oleme hommikuks kohal. Ja sellest on mul üks hea pilt, kus on siis see auto on bussi koormasse tõmmatud just parasjagu ja mina siis mind magama ja Lauri ajas mind üles siis, kui auto oli välja võetud, boksi oli üles pandud, ütles, et nüüd äratus on aeg. Et ma tean, et ma ärkasin korraks, kui me jõudsime kohale, sest et me olime ikkagi varavalges, siis kui me, ma ei tea, kell 4 öösel lõpetasime või kell 3:30 päikesetõusuga koos hakkasime sõitma ja me ei saanud nagu väravast sisse seal alguses, et kuna turvamehed olid, et ma selle peale, ma tean, et ma korra ärkasin seal nii-öelda, aga siis magasin edasi ja aeti mind üles selleks hetkeks, kui oli see, et nüüd on aeg. Okay. Ja sealt ka Lauri hea kool, ilmselt see, et tuleb hoolida teistest. Ta oli ise ka samamoodi seda autot teinud ja palju olnud, aga ta teadis, et võidusõidupäevaks on vaja, minul on vaja nagu puhata natukenegi. Ja see, miks ma olen ka sind sundinud, kui on olnud mingid teemad, ennem meil oli arutelu sellest, et ma lähen, et kui sellel hetkel, mina ei pea sõitma järgmine päev võidu, sina pead, ma lähen toon, ma teen, sina mine maga. Et niikuinii ennem hooaega me keegi ei ole saanud palju magada. Jah, sest sellega ongi see, et mõtled küll, et mis see ära ei ole, et niikuinii, et kui ma starti lähen, adrenaliin on üleval, aga sul on keha on tegelikult ikkagi, jah, see adrenaliin aitab sind nagu turgutada, aga tegelikult su keha on läbi ja su meel ei ole enam nii terav. Ei ole terav, et kiirendus üks on see, et reaktsiooni sa ei võta kohe nii hästi ja teiseks on see, et kui sul tegelikult on ohuolukord, et auto tahab tantsima hakata, laperdama hakata, sa ei ole enam nii terav, et seda ära päästa. Et jah, nii kaua, kuni nagu ei ole midagi hullu ja sa lihtsalt sõidad seda nagu otse ilma suurte vipersutelt läbi, siis ei olegi nii hullu. Aga nii, kui on ohuolukord ja sa oled magamata, puhkamata, siis tegelikult see võib nagu võimendada seda. Absoluutselt. Ja see ongi, et tegelikult üldse on nagu see liiga või mis liiga. Ollakse ikkagi enesekesksed ja asja, et tuleks tegelikult märgata, mis on ümber. Et siit jõuame tagasi T-Maci juurde. Et tagantjärgi erinevad inimesed, et miks keegi ei öelnud, miks keegi ei aita. Seal on... Miks? Võtke kätte mehed. Mõelge selle peale. Et ei ole nii, et küll saab ja las minna. Et märgake ja hoolige. Et tegelikkuses omasid tuleb hoida. Absoluutselt. See on väga õige. Et ei ole nagu see nii iseenesest mõistetav või et kõik see läheb, aga paraku me hakkame selle peale mõtlema siis, kui juba on liiga hilja. Et oleks võinud ja oleks pidanud ja ma oleks saanud ja oleks ja poleks. Et see on jällegi see sama koht, et pange tähele. Nii ta on, aga... Ja see on ka see, miks, täpselt, miks ma ikka küsin ja miks ma ikka, kui on vaja, siis ma üritan aidata, aga ilma selleta ei saa. Vahepeal see Eesti kiirendus läks selliseks, et kus keegi tõmmati kardinad kinni ja kõik olid nagu oma eest ainult väljas. Aga samas mäletan väga hästi, siis olime sellel Läti Pikerniki kiirendusvõistlusel, kui Kaimo Krikk sõitis siis seal Hondaga. Mina olin mehaanikuna ja me olime eelmine päev vahetanud mootoririhma. See kindluse mõttes. Ja saime, ilmselt oli praak, peale esimest sõitusel, Hondal klapid pähe ei käinud ega midagi, selles lihtne lugu. Peale esimest pauku oli see mootorrihm puruks. Muidugi, auto katki, kõik värk, paha lugu, hakkame pakkima. Mina olen alati olnud seda meest, et kui aega on, ma olen nagu kõiki konkurente ja kaaskannatajaid üritanud ka alati aidata, mis on paljud ei saa aru, et miks sa seda teed. Tahaks võidu sõita. Klatime seal selle asja. Jaa, täpselt. Ja siis oli Hannes Luht, kiire Audi. Oli see mees, kes ma leidsin Riiast
mootoririhma, oli teada, kus seda on ja mul on nagu see väga hästi meeles, mismoodi, noh, me olime siin olime kohtunud või võistlustel näinud Hannesega ja ka rääkinud ja mina, aga see, mismoodi Eesti punt välismaal, seal hoiti kokku ja oli olemas koht, et seal on seda rihma. Hannes oli see, ütle mul aadress, kus on, ma toon selle ära, hakake lahti võtma. Ja Luht Hannes pani sellele rihmale järgi selleks, et napilt ise olla enda sõitudeks õigeks ajaks tagasi, aga et hakake teie lahti võtma, ma toon selle ära, et siis teil pole vaja minna. No, see on see sama, nagu ma küsin sinu käest alati siit mööda sõite Saapsalu poole. Kas sul on midagi vaja? Et sinul on vaja niikuinii seal olla ja need abimees, sinu meeskond, kes tuleks ja ka see, keda sa saadaksid või laseksid siia, kes suudaks nagu garaažist midagi leida. See on nagu ka nagu erinevad lood. Sellepärast ma alati küsin, et kas sul on midagi, mitte et ma tahaks, et sul oleks midagi vaja. Et aga on sul vaja, võtan kaasa, toon midagi, teen midagi, et mis ma saan teha. Et see on nagu vähem asi, millega mul ei ole võimalik panustada rahaliselt aidata, aga sest et meil kulub seda endalgi, aga selline see nõu ja jõuga ja kui ma saan midagi teha, see on alati teretulnud. Täpselt. Ringiga tagasi, jah, et sinna. Ja sinu jaoks, nagu see ongi sellel hetkel sinu jaoks üks lihtne telefonikõne ja see võib tegelikult päästa nagu meeletu 2 tundi aega. Jaa, et see on nagu, aga jällegi, et inimesed ei mõtle või ei hooma või see ongi see. Ma tean, et sa oled minu heale kaasale Anule seda öelnud, et kuidas tal see nagu, kuidas ta tuleb selle peale üldse või miks ta nagu mõtleb ühel kenal pühapäeval sõita Saapsalu poole võistlust vaatama, miks ta üldse mõtleb selle peale, et võib-olla Harril on midagi vaja. Aga see on ikkagi see, et jällegi tuleb üritada, tuleb aidata. Täpselt. Et nii, tagasi, 2002. Me peame natuke nüüd juba tempot tõstma. Aga et 2002 oligi see, et sa ütlesid ka, et kui ta ei olnud kiirenduse seades, siis tal oli see täis bodykitti asi, on ju. Aga miks ta kiirenduse seade jaoks sa bodykitti asjad küljest ära võtsid? Sellega on tore lugu. Sinna sain ennem võistlust siis, et need rondellid, ikkagi suured ja rasked on ju nii-öelda ja see oli ka see, et ma sain Kaido Krummi käest, sain veljed. Temal oli äkki siis selle sinise auto. Võib-olla, sest et tema uuel autol olid suured rattad ja ma sain tema käest need kiirenduse veljed nii-öelda ja sinna peale siis rehvid ja siis, kui see kerekitt oli kõik valmis ja kõik oli tore lugu, ilmselt ma eelmine või üleilme päev need veljed ja rehvid saingi või sain veljed ja siis jõudsid rehvid või midagi siukest. Igatahes eelmine päev, niimoodi, et järgmine päev pidi olema Tartus võistlus, eelmine päev peale lõunal, siis oli see, et proovime siis, paneme need ka alla. Meil juba oli enam-vähem, aga et laiendid küljes virkvärk ja paneme külge. Ja mis selgus, see 26 ja 10,5 ja auto oli tehtud ju ringraja seadesse. 17 oli velg, madal rehv. 26 tolli on 26 ja 10,5. Kõrguse vahe on nii palju. Ja see ei mahtunud sinna ei koopa, siis karbi laiendi vastu ja see rehv oli ja see velg oli nii lai ja see ei mahtunud ka meie selle porika sisse. Olgu, küljelaiendi võtame ära, aga koopa laiendi, ratas peab olema kaetud. Selle peale vaatas Kaspre seda asja, ohkas, võttis, koopa laiendi oli küljest ära, võttis mõõdu, nii lai peab olema, pärast siis naerdi, et need olid nagu potsataja kõrvad, need selle träägiseade tagaporikad, need olid poole laiemad. Ja sama pilt ka selle kruusi peal seal. Ja see oli see, et võttis kaasa selle originaalkoopa, mis oli, võttis mõõdu, nii lai peab saama, läks minema ja see oli siukese, ma võib-olla valetan, aga siuke pealelõunane aeg nii-öelda. Ja mingisugune X kellaaeg öösel
enne võistlusele minekut, kui hommikul minema hakkasime, siis oli, ta ütles, et sellega on klaar, ärge, et noh, tegelege muudega, see teen ära. Ja mingisugune hetk öösel ta jõudis tagasi, ta oli sellest siis see kaar, ta oli ära teinud, noh, uue tüki siis ja õhukesed laiusest õiged ja ta oli ka need miskid punase värviga punaseks värvinud. Panime lihtsalt naks külge selle ja mahtus. Seal polnud see ju vaikmel ära kuivandki seal nii kiiresti. See oli nagu jah, siukene ja nii see jällegi Kaspar päästis päeva sellel hetkel ja siis oligi see, et me ei hakanud lõhkuma neid küljelajendeid ega, et noh, seda parajaks lõigata või teha, et see oli see, miks ta oli ilma küljelaiendite, et mitte mingid kaalueelised ega asjad, et küll ma oleks tahtnud nende küljelahendite asjadega seal sõita, aga see oli see, miks me tegelikult ei saanud neid külge, et me pidime need ära võtma. Aga siis selle punase auto parimaks ajaks jäi sul? Ma ei mäleta. 11 midagi. 11, madal 11 oli see. 11.0, 11.5. 10 koma ei saanud. See oli mingi arutelu siin on kunagi olnud, äkki siis oli Jaanus Palm ja PHRA kunagi, et oli 11.08 või midagi sellist, aga alla 11 ei ole see kunagi olnud. Tegelikult on ikkagi Raju arvestas seda, et täiesti vabalt hingav mootor ja ikka just niimoodi panna. Sest ma ei mäleta, meil praegult nüüd sõidab üks Z3 vabalt hingava M50 ja tema on ka ikka päris käredalt pandud. Ma nüüd ausalt ei mäleta, aga ta Street B indeksi ehk 11.9 ta sõitis lõhki minu meelest vabalt hingavana. Jah, aga kaal. Ja temal on ikkagi, noh, me räägime, tal on M50, ma ilmselt tean, kellest jutt. Aga noh, suurusjärk on siukene 300 natukene. Minul oli 386. No jah, ikkagi M50 vahet ei ole, kui ära saada tuunita, siis tahtnud S54 on juba tehasest antud nii palju rohkem seda eelist. Et tal on ja teinesi kaal, et see auto kaalus ikkagi vähe ja motospordi ülekannet see, ma startisin teise käiguga selle autoga ka 8700, 8800 pöördega teise käiguga koha pealt minema. Et tegelikkuses tagantjärgi mitte põhimõtteliselt, vaid oligi piirajas, ma teise käiguga piirajas, ma startisingi. Küll aga see oli ka see, et ikka, noh, tuleb enda kogemused jällegi, tuleb lasta rehvid tühjaks ja virki ja värki ja kõike seda asja. Vaadates tagantjärgi neid stardivideosid, tegelikult ma oleks pidanud olema ise targem tegema stardist natukene libedamaks, sest et see jõuetu vabalt hingav, ta tegelikult poos kinni. Mul ka selle 5.1 ülekandega ta poos kinni, noh, mitte kõvasti, aga see ja seal oligi, et kui see tõesti oli see 11.08, siis see 0.8 seal oligi. Küll aga, noh, poos kinni vabalt hingav auto, et kuidas nii ja miks siis, kust ja mis. 60 jalga selle punase autoga. Kõige parem 60 jalga oli seesama esimene aasta, siis kui ma sellega sõitsin, siis Haapsalus kõige parem 60 jalga 1.36. Kuriks sellel ajal enda kolliga ei olnud sõitnud sellist 60 jalga. Et me räägime 400 jõudu vabalt hingav auto. Et kaal ja ülekanne ja ikkagi pauguga minema ja see oli ka see, et pööritasime seda ja oligi see 8800 pööret, see 60 jalga ma tõmbasin selle sama teise käiguga ära, sest ratas oli suur, ülekanne oli vali, aga see 60 jalga oli ilma käigu vahetuseta ja 1.36 oli kõige parem 60 jalga sellel autol. Sest et ma ju samamoodi kui ma tellinguga sõitsin BMW-kastiga, oli samamoodi ma startisin teise käiguga ja samamoodi 60 jalga sain läbitud ilma käigu vahetuseta veel, mis annab kohe meeletu võidu. Ma ei mäleta. See võit on just selles 60 jala ajas on see vahe. Ja see tegelikult 60 jala võit meeletult kajastub lõpus. Ma nüüd ei mäleta, palju mul see tuli. See oli ka 1.3 midagi. Minust ei olnud 1.2.9. Aga see selleks. Aga huvitav on see, et selle autoga sa ju said nii kiirendus sõita kui ringrada sõita. Ringraja ametlikul võistlusel ma sellega ei käinud mitte kordagi, sellepärast et GT-klass
suri välja. Oli ju, tuli ju Masud ja asjad ja siis Soomer lõpetas ära, Rain Pilve lõpetas ära, et kõik lõpetasid nagu, ei sõitnud ja mul ei olnud selle autoga, ma ei läinud nagu üksinda sõitma sinna joone peale selles. Jaa, ma käisin sellega, sõita sai. Aga mäletad ka, mis sul Pärnus parimaks ajaks tuli? Ei mäleta. Ma mõtlesingi just, et Soomeriga võrdled, kuidas või mis. No jällegi, vaata see on, ma ei sõitnud selle autoga kunagi, et see, et paneks õiged uued ringkastlikid alla ja põrutaks. Ma ikkagi sõitsin miskit vana refiga asjaga, et see, et kui läheb vanni pärast, ega seda ei ole olnud seda võimalust niimoodi. Tänane on see, et me läheme Kiviniga võistlustele, siis meil kõik ahetavad. Või mis seal siis nagu kulu. Kui me tahame esikoha peale sõita, siis me arvestame, et meil kulub 36 rehvi tagumist. Ühe võistlusega. Tutikad, poolslikid, 18 tollised, 285. Erinevad firmad, Valinod on 200 eurot tükk letis. Arvutame ise. Ja nüüd võtame mingi aja tagasi, kus ise endale ei raatsinud osta isegi tutikat rehvi, millega tervet hooaeg sõita. Ei no kus, mina tein kiirenduse punasega küll. Tegelikult ma hakkasin juba rohelisega tegema seda. Hooajaks ostsin endale uued ja enda vanad oli ühed minu meelest sai endale Meelis Viise, kaubalift, karm konkurent mul oli, kes sõitis Opel Omega Caravaniga ja oli jube kiire. Tal oli seal Irmseri 4-liitrine mootor, mis selle kiireks tegigi. Teine kõva Opeli mees oli Risto Kõive Opel Manta, see oli juba varem, kui mina sõitsin kohalike Porschede hirm. Et oli Porsche mehed olid kavalad. Nad võtsid Risto tööle endale sellel ajal. Ja siis nad said Porsched ka kiireks. ja kusjuures Amperis oli, kui sa mäletad, ei mäleta, keevitusega ülesse tala peale oli kirjutatud kas Porschedele, ainult Porschedele või midagi siukest oli seal keevitusega. See minu meelest, kui legend paika peab, siis minu meelest oli Risto kirjutatud. Risto ütle, kui see nii oli või ei olnud. Et Risto enda sinise mantaga, millel tiivad lotendasid kolisedes nendes plaadivahedes, oli ka ikkagi väga-väga kiire sellel ajal ja kolmas manta, see olnud manta, see oli Ascona Opel, mis nägi ka, et sellel ajal ka minu auto, see vanavalge ka ilus välja ei näinud. Aga oli Maigi Vahar äkki, oli punane Opel Ascona, kes käis sõitmas ja nemad olid ka ikkagi, nemad ostsid ka mult mitmed, niimoodi, et mina sõitsin ühe hooaja ära ja ostsin endale uued ja nad juba teadsid, nad ostsid minu vanad, jällegi said omale. Aga jaa, see oli siis kiirendust, aga rinka peale et seda, et 4 uut slikki osta asjada. Kust siukene, see oli ikkagi palju raha. Ja ma tean, meil on juba tegelikult pikale läinud, aga ühe asja tahaks veel üle rääkida, et mis sellest punasest autost pärast sai. Sellest tuli ju sellega Taavi Toomara. Jaa, see oli pikem lugu. Paulil jäi järgi see rohelise pealt mootor, mis oli ka viga saanud sellest avariist. Siis minul vahepeal sain mingisuguste asjade käigus ühe M3, E36, kollane M3. Ja mul oli see kere, seal oli korra oli üks turbomootor vahel ja see läks meestel katki ja siis ma ostsin selle auto endale ja siis tuli Paul, kes jällegi vaatas, et temal on vaja tänav autot, jube lahe kollane M3. Ostis mult ära selle kollase M3 ja mul oli mootoril punaselt maha võetud asja, siis oli Pauli see, et aga mingit mootorit oleks vaja. Ja mingisuguste kaupadega siis sai Paul selle punase võidusõidu mootor tegelikult, mis oli, selle me tõstsime sinna kollasele E36-le ja saigi sellest Paulile üks lahe tänavauto. Mis ja punase kollane M3 kõigepealt, Paul sai selle ja ma arvan, et üks 10 aastat hiljem ma ostsin selle Paulilt endale tagasi. Ma mõtlengi mõtlema, et kurat, see kõik on nii tuttavad, et punane, see kollane M3 asjad. Ma tahaks öelda, nagu ma oleks näinud seda autot. Ilmselt oledki. Ma olengi näinud seda autot. Ja sellega, jah,
selle ma ostsin siis Paulilt tagasi, sest et see tal seisis ja tal ei leidnud see enam kasutust. Ja hiljem me selle müüsime, Keviniga müüsime selle kas Leetu vist äkki või. Ennem seda, kui me ehitasime Kevinile seda nüüd peale vahepausi, Kevini vahepausi siis uut autot, esimest 46. Esimest Mastersi autot. Just. Aga jah, punasega ma tahaks nii palju veel kiiresti seal peatud, et sellest sai tegelikult ju Taavi Toomara driftiauto. Ja tegelikult see auto visuaalselt sai maailma kuulsaks, kui Toms sellega käis Katepillil sõitmas, kus oligi väike, lühike, närviline auto kiirel rajal veel full lockis, et need pildid panid üle maailma niimoodi. Ja see oli ikkagi suht koht veel ju Wisefabi algus. Me just rääkisime Ristost, nüüd on Wisefabini juba ühesõnaga tegemist sama mehega, on ju. Mainime siis Ardo Kalda ka kiiresti ära, et tema on ju ka. Et Wisefabi algas, Ardo tuli minu juurde, et pane BEM rohkem keerama. Siis meil tekkis Ardoga idee, et meil on vaja teha toodet, sest et BMW-le polnud võimalik osta. Mina teadsin Risto tark mees, tehnikakõrgkoolis õppejõud. Just sillakinemaatika. Just nimelt. Ja läksime Risto jutule, et kuule, meil on vaja teha siukest asja. Risto haistis, et sellest võib saada hea asi. Ja ütles, et ta tahab ka sellest pundis olla. Ja niimoodi algas Wisefab. Et proovisime siis minu 36 all ja Risto 30 all need esimesi prototüüpe, millest saigi siis Tomsile see esimesed asjad sinna alla hiljem. Aga kuidas see auto sai Tomsile, see 2002? Toms tahtis hakata sõitma kiirendust, mitte kiirendust, vabandust, drifti. Driftis ta enne sõitis ju kiirendust. Sõitis. Hondaga. Just. Ja tuli siis Toms mulle garaaži. Kuule, temal oleks vajanud hakata jubedalt sõitma, aga aega on siin, ma ei tea, 3 nädalat esimese võistluseni. Et nüüd on jubedalt vaja sõita, aga pole kere, millega sõita, et mis värk. Punaselt mul oli mootor ära müüdud, punane seisis mul garaažis taga seina ääres. Ja siis nagu kontori ukse pealt Toms nagu tead niimoodi, tal jäi nagu pilk peatuma selle punase peale, et tema, rääkisime, et tal on kere vaja ja siis vaatas seda, mina ütlesin, et ei ole müügiks. Küll aga see lõppes ikkagi sellega, et Toms selle ära ostis. Esimesena sai sinna V8, BEM-i V8. Sellest ma ei mäleta. Ja hiljem sai sinna M20 turbomootor ja siis sai sinna 2JZ. Et aga jaa, alguses. Ja siis oli juba see, et kui me tegime sellega, või oligi esimesed mingisugused testid, Pärnusse läksime Tomsiga testima, teised driftimehed olid ka seal, siis nad juba olid selle hooaja kaotanud. Sellest, et nad nägid seda autot, me seadisime reguleeritav vedrustus mõtlemus, mul olid seal ikkagi teini coiloverid olid alla ja asjad, mis tänasel hetkel mõeldes selleks driftiks ei kasutaks sellised asjad, teist, aeg oli teine. Ja aga need mehed, Pesuri tegi nüüd selle auto ja see nüüd käisid seadistamas drifti autot niimoodi või, et koos käisid seadistamas vedrustust ja seal sildasi sättimas, et ja see oligi nagu, nad olid juba ette kaotanud, et see auto on nii hea, see on nii äge ja see on nii kiire ja see on nii võimas. Pluss olgem ausad, aga Toms ikka mõistis sõita. Jaa, kahtlemata. Toms oli nagu väga kõva sõidumees ja tal oli ikkagi sellel hetkel, loomulikult see auto oli teistest nendest Eesti driftiautodest, see oli nagu kõvasti üle, sest see oli ehitatud korralik võidusõiduauto. Teised ikkagi panid paljud oma tänavaautodega ja asjadega või nii-öelda tänavaautodega. Siis oligi see, et kus Wisefab ei olnud veel nii suur popp. Ja üleüldse, ma ütlen, kui sul on ikkagi turvapuuriga natukenegi võidusõidu vedrustusega, pidurid seal ei olnud nagu nii elulised, aga ikkagi kõik oli tehtud, ta oli valmis, õige võidusõidu auto, kaalujaotused, virgid, värgid, et kõik see, loomulikult see oli hea asi ja tänu sellele Toms kohe võitis ka selles mõttes, et ja kindlasti tema sõidumeisterlikkus selle asja juurde, ega see ei olnudki, polnudki midagi teha lihtsalt, õigusega kartsid. Aga jah, tavaliselt ma nüüd küsin alati saate lõpus 2 küsimust.
ühte mul oli pointi küsida, sest eelmise saate lõpus sa ise juba rääkisid sellest. Et mis edasi plaanid, kas Egipti rajal ja nii edasi. Selle me juba rääkisime ära. Eks vaatame, kuidas, äkki kunagi ikka võtad Kevini auto, paned sellega mingi piraka ära, aga see selleks. Nüüd on see... Indreku autoga proovisin. Ei tulnud välja. No, jah. Sellest kuuleme juba järgmistel kordadel, mis selle Indreku autoga päriselt juhtus. Aga seda ma küsin alati kõigilt inimestel, mis on sinu kõige eredamad mälestused seoses Eesti kiirendusega läbi ajaloo üldse? 1-2. Võid rohkem ka öelda, aga... See on üks jõgane, tahaks natuke mõelda ilmselt. Aga kui sa kas või nagu, kui ma ütlengi sulle Eesti kiirendus, siis mis sul esimese asjana nagu meelde tuleb? No eks vaata, siin on selles asjas on nagu nii palju ringlenud nagu aastaid selles, et siis tuleb nagu kõike. On paremaid ja halvemaid hetki, aga tegelikult ikkagi ühte kindlat seika ma nüüd, ma ei tea, takkajärgi ma ütlen ikkagi kunagine see punt, kui olid ka hooaja lõpetamised Voorel näiteks ja kirjandushooaja lõpetamised või selles mõttes, et see punt koos ja siis, kui see punt oli nagu üks ja tore rõõmus punt, see oli nagu vahva aeg. Et meil Ameerikas, meil kunagi. aga jaa, eks ikkagi võid, toredad asjad on ikka oma esimesed võidud, mis on tulnud ja me samamoodi ka oma semude tuttavate võidudega, seegi pole. Paljudes on nagu oma panust olnud palju. Aga tumedamaid hetki õnneks ei ole meil karmi avariid. On olnud karmid avariid mõningad, aga ikkagi sellist, mis halbade lõppudega ei ole nagu, kõik on nagu õnnelikult lõppenud. Et see on ka see jällegi, mehed, turvalisus, ikka. No õnneks võibki öelda seda, et seda sai Aivoga räägitud väga palju teistega ka, et ikka vist Eestis on piisavalt hoitud seda turvalisuse rida, sest et olgem ausad, aga need osad avariid, mis meil siin toimunud on, kui mehed ei oleks ikkagi eelnevalt piisavalt hästi olnud ette valmistatud, oleks nagu väga palju kehvemini. Jah. Aga mingit ühte heredat sihukest hetke ma ei oskagi hetkel välja visata. Tekib ikkagi millegipärast on, et kui kiirendusvõistlus üldse, siis tekib ikkagi see Lasnamäe kanal ja Voova Viperiga Hannes Luht enda Audi 200-ga. See Voova oma Viperiga, see on siis see mees, kelle kohta Aivar ütles ka, et tuli mees, käsi oli aknast välja, suured klotserid käes. Et sellel ajal oli ju, see oli tehase Viper tegelikult vana, praegusel hetkel... See oli mingid 99 või 2000 aasta, kui see mees Viperiga sõitis. See oli 97 aasta Viper. No sellel hetkel see oli nagu meeletult äge auto, see oli ka siuke kiirus, et aga praeguse aja autod võitsid nagu teha ringi ümber selle Viperi mitte paha pärast, aga reaalsus, aeg oli see, aga sellel ajal oli see kiire ja siis oligi Aivar Linnamäe enda Porschega, millele nad panid ju kompressori peale, karmustuuning sellel ajal siis Oliver. Ja Aivar Linnamäe vastu ma olen võidu sõitnud Porsche Cupi. Eestis oli siukene asi nagu Porsche Cup kunagi. Ja seal, aga Aivar, tema must 911. Need on ikkagi kuidagi need vahvaid autosid on veel olnud ja oligi Risto Opel Manta, oli ju veel ka Opel Monza, Raivo Holm, valget värvi rohelise lakiga Opel Monza, millel oli ka, sellel oligi Manseli 4-liitrine Timo Lehtimägi poolt tehtud kompressoriga 4-liitrine. Selle ostsid see oli meil Amperis, ma mingi aeg putitasin seda ja siis Raivol sai vaim otsa, see oli ka whitebody'ga kusjuures. Ja Vene poisid ühed ostsid selle ära, aga ma ei tea, mis sai edasi, nad meil Amperi tagant selle minema viisid. Aga see oli ka 4-liitrine
ja kusjuures temal oli 4-liitrine 12-klapiline 6 silindrit. Et teised mehed sõid Irmsjärv, kes oli siis Meelisel, temal oli 24 klappi. Et selliseid vahvaid autosid on nagu lahedaid olnud küll. Meelisest veel, see läheb pikaks. Ma peaaegu oleks talle kaotanud ükskord, kui temal ei olnud 3. käiku. Ja muidu ta oli sellel hetkel, ma ei tea, ta oli endalegi imelik, et miks ta oli siis must kiirem. Kuigi tegelikult mingistel oli ka, et Estikate arvestuses tema oli esimene, mina olin teine mingi kord. Aga Haapsalu sõit, temal oli käigukäist rikkis ja temal ei olnud 3. käiku. Ja koha pealt minema, mina oma rullikaga koha pealt olin ju kiire, hoo pealt, selge see 4 liitrit, see kaubalift nii-öelda, et see oli tal ju, ega see ei kaalunud palju, see Opel, see oli enamus kaal, oli ära roostetanud sealt niikuinii juba. Ja ei saa öelda, et Opel Omega Caravan küll, et see palju kaaluks ei kaalunud. Aga ma mäletan seda hetke, et suhteliselt ikkagi seal juba tead, ma ei tea, 300 meetri peal või. Ja niimoodi, et mina siit, niimoodi ma nägin. Ja siis korraga 2 korda niimoodi hüppas. Mis see nüüd oli? Ja ma võitsin teda napilt. Meelis pärast ütles, et aeg oli see, tema sõitis ju Opeli kast, eks asi, ja originaal hooratas, see nii suur 2-massiline 20 kilokaalu hooratas. Ta nägi, esimene, teine ja 4, sest 3. käiku tal polnud. Ja ta nägi, et ta ei jõua järgi. Põhjagaas. Ta nägi, et ei saa. Pani sidurit. Pani 300 meetri peal siduriga täkku. Ja siis see raske hooratas tekitas, sest muidu nagu pauku polnud. Ja ta hüppas mulle niimoodi kõrvale. Aga ma napilt võitsin teda. Et sihukene vahva lugu Opeli vastu. Okei. Kurat, aga ma arvan, et sihukesel toonil on meil nüüd aus ka lõpetada. Jaa. Et ma väga tänan sind, et sa tulid. Rääkisin neid kõiki mälestuse lugusi. Mida rohkem siin jutustada, me paneksin veel paar tundi. Ma võiksin 2-3 osa veel jutti panna. Aga äkki me veel kohtume sinuga. Äkki veel kohtume Indrekuga. Mine tea. Koos. Mine tea. Sinuga me kohtume kindlasti. Kas siin kaamera taga see? Aga veel kord väga täname teid kõik vaatajad. Kui video meeldis, vajutage kindlasti like'i. Ja kui tahate veel näha sarnaseid jutuajamisi, siis kindlasti subscribe'iga ja visake välja häid imesid, kes võiks veel tulla. Jah, täpselt. Ning järgmise korrani. Tšau.